mina olen Merike Schümers-Paas, Eesti koguduste õpetaja Saksamaal ja ma kutsun sind hommikukohvile Jumalaga. Head vaatamist! Jumal tuleb meie ellu. Lihtsalt. Ja alustuseks ma loen ette Urmas Alendri sõnad laulule Rahu. Kui teil on võimalik, siis kuulake seda laulu pärast kas siis ansambel Ruja esituses või ka laulupeo koori esituses. Vaikusse, valgusse, puhtusse minna ma suudan, kui ületan enda. Sinusse usun kui kindlasse linna, ära siis minema lenda. Kõik, mida tunnen, pean vaikima maha. Sina vaid vaikuses kajad. Tahan ja tahan nüüd taevaste taha. Küllap siis seda on vaja. Tahan ja tahan nüüd taevaste taha. Selleks mul sindki on vaja. Mul on su ilu vaja. Mul on su elu vaja. Mul on su hinge vaja. Sinu ilu vaja, sinu rahu vaja mul on. Kirikuaastas on pühapäev pärast ülestõusmispühi valge pühapäev. See oleks siis homme. Ladina keeles on selle nimetuseks Quasimodo geniti. Nagu vast sündinud lapsed. Üks uitmõte läheb Pariisi Jumala ema kiriku peale, Quasimodo peale, kes oli seal teatavasti kellamees. Möödunud aastal langes see kirik tuleroaks, kuid täna ei taha ma sellest rääkida pikemalt, vaid sellest uuest algusest. Ma näitan siin ka täna oma uut värsket tekki, mis ma mõtlesin või mille ma õmblesin, mõeldes sellele teemale. Ja see tekk annab ka pidet mu muudele mõtetele. Me oleme erilises olukorras ja üleöö muutus meie elu. Ja ühe hetkega ei ole enam võimalik see, mis eile oli iseenesest mõistetav. Ja paljudele on see tunne tuttav. Mis nüüd minust saab? Ma ei saa enam mitte midagi teha. See on maailma lõpp. Jah, see on mingi maailma lõpp ja millegi uue algus. Ja sellest räägibki see tänane pühapäev ja see valge tekk. Meil on vaja seda lahti laskmist ja valge lehe tunnet. Vast sündinu tunnet, abituse, sõltuvuse ja võimetuse tunnet. Minust ei sõltu miski. Ma ei ole andja, vaid saaja, vastuvõtja. Kui ma seda
kirjutasin ja mõtlesin, karjus minus miski selle vastu ja ütles, aga see ei saa ju niimoodi olla, kuidas sa saad olla selline passiivne, see on täiesti võimatu. Aga ma tahaksin siiski pöörduda tagasi selle esialgse tunde puhul, selle juurde. Meil on vaja seda vaikuse, valguse ja helguse hoiakut. See tekk siin pidi saama valge. Täiesti valge. Kuid lähimal vaatlusel selgub, et ei, see ei saa niimoodi olla. See hakkab elama, mängu tulevad varjundid, värvid, mustrid, korrespondents ja kooskõla. Ma olen ka ise siin juba üle 5 nädala kodus olnud. Kõik meie pere lennukad plaanid läksid vett vedama. Ja alguses oli tõepoolest täielik tühjus, kurbus ja lein. Ja alles tasapisi päev-pääralt on see asendunud muude mõtete ja tunnetega, tegevuste ja ülesannetega. Ma märkan, et väga raske on lahti lasta meie moodsa aja haigusest, sellest, et mina olen ja mina teen ja mina mõjun ja mina mõjutan. Kuid see avab ka hoopis uusi võimalusi. Ma ei tea, et ma oleksin kunagi kevade tulekut nii intensiivselt kogenud. Ma olen väga põhjalikult oma tegemiste üle järgi mõelnud, mis mõte neil kõigel on. Ma olen hoolega kuulanud oma keha, märganud oma tundeid, mida ma tavaliselt ei märka. Ma olen pidanud loobuma oma mugavustsoonist ja see on olnud minu jaoks hirmutav, masendav, intrigeeriv. See on teinud mind agressiivseks ja vihaseks. Aga viimaks on tulnud rahu ja leppimine. Minu hinge on tulnud vaikus. Ja selles vaikuses räägib Jeesus just nii, nagu ta rääkis oma jüngritele. Minnes ütles ta, oma rahu ma jätan teile, oma rahu annan ma teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks. Johannese evangeelium 14. peatükk 27. salm. Jumala rahu kehtib üle tormi siin maailmas ja meie elu ja meie heaolu on Jumala kätes. Ka meie elu ja surm, meie elupäevade pikkus on Jumala kätes ja viimselt on seda hea teada. Me usume igavest elu. Ja seda, et me oleme osa veel millestki palju suuremast. See on minu jaoks Jumala rahu, mis annab mulle jõudu ka järgmisteks päevadeks ja nädalateks. Issanda rahu olgu teie kõikidega. Aamen.